usutlema. Hardi Volmer ja Priit Võigemast istuvad siin. Tere tulemast ja palju õnne on vist täna juba ikka sobilik soovida, sest homme toimub siis filmi Elavad pildid esilinastus. Tere! Aitäh! Hardi on siis selle filmi režissöör ja üks stsenariste ja Priit kehastab üht peaosalist, Julius Naagut. Ja see film siis on, ma saan aru, selline sinu kõige suurem filmiprojekt, mida sa seni teinud oled. See tegevus on väga selline laiahaardeline, algab 1908. aastal ja lõpeb 1998. aastal. Ja tervelt enam kui 80 näitlejat sealt läbi käib. Ei ole neid näitlejaid, kui me nüüd imikud ja täiesti sellised taustastatistid ka näitlejateks loeme, siis võib-olla küll, jah. Aga muidu on veidi vähem. No proff-näitlejaid, ütleme nii, on seal ikka, ma ei tea, 30 ringis. Priit, sa oled filmi juba näinud? Jah, ma olen näinud siis, kuidas seda nimetatakse, eelviimane katt. Et ilmselt seal on mingisuguseid muutusi toimunud ja mõningaid korrektiive värvide ja helide ja igasuguste selliste. No, mul, jah, oli, muidugi oli. Mõistasin minu kõrval. Et muidugi, minu meelest üks suur pluss, mille võib kohe välja tuua, on see, et see on kohe algusest peale väga äratuntavalt Hardi Volmeri film ja see on minu meelest nagu suur pluss. Kui ma lähen vaatama Tarantino filmi, siis ma saan ka kohe alguses aru, et see on Tarantino film. Mis see Hardi Volmeri käekirja juurde käib? Hardi, sa viimase filmi tegid vist 15 aastat tagasi, eks ole? Talumatu eklektika on minu suure filmi, jah. Leninite film, eks ole? Mis seal Hardi Volmerist nagu kohe äratuntav sulle oli? No Hardi ütles ise talumatu eklektika, see on... Talutavuse piirini viinud, et me pehmendame. No midagi seal on, ega ma ei oska täpselt sõnastada seda, aga ega ei aja sassi kellegi teise filmiga. No aga vaatame ühe väikse katke sellest filmist ära ja räägime siis sellest edasi. Me ei saa ikkagi veel vaadata praegu sünkrooni, ma saan aru. Äkki sa Hardi siis paari sõnaga ütled seda, et millest see lugu täpsemalt lahti läheb? Nii ei ole keegi küsinud, millest see lugu lahti läheb. Alati on mingi üldistuse tasemel nagu küsimus esitatud, et millest ta ikka läheb, ta läheb selle sajandi algusega lahti. Ütleme, sinu küsimusele ma saaks ka sellise allegooriliselt nagu kuidagi äriveeri nurga tagant vastata, et see on nagu mõnes mõttes nagu vabastamiste lugu, et umbes me vaatame, et kui mitu korda, kui üks inimene elab ühe pika elu, kui mitu korda, kui ta juhtub elama siin, eks ole, et kui mitu korda teda vabastatakse muudkui. See tähendab ikka seda, et see ei ole juhuslik, et see esilinastus toimub praegu mõned päevad enne vabariigi aastapäeva. Sellist juubelihõngulist. Ta on ositi juhuslik. Ositi küll, aga tegelikult... Ta on ikka eestlaste, nagu sa ütled, vabastamiste ja ikka eestlaste lugu. Ei, ta on ikka, jah, meie 20. sajandi Eesti või ütleme Balti rahvaste ajaloo lühikursus. Aga vaatame, ma loodan, et nüüd meie kõik on valmis ja saame väikse katke vaadata ja jätkame siis juttu. Tänavatele, et lillesülemite ja tantsuga tervitada armastatud vabastajaid. Meie oma Eesti laskurkorpuse poisse. Koos Leningradi rindevägedega Eesti diviisi koosseisus on koju saabunud ka jefreitor Julius Nagu. Viivitamata seab ta oma sammud ammu igatsetud inimese juurde. Julius, sa oled ilus. Sa ei olekski nagu sõjast tulnud. Nagu meil rindel öeldi, ainult kahuriliha on Vene oma. Mis nüüd saab, kas sa tead? Midagi ei saa. Ma sõdisin õigel poolel. Meid ei puutu keegi. Meid, sa mõtled, et... Seame sisse siin ennast ja... Peas, et kõik hullem on möödas.
poisi paneme kooli. Oled poiss? Jaa, Mihkel. Mihkel poiss. Eks me teeme ikka väikse peo ka. Ma panen midagi paremat selga. 2 filmi peategelast olid siis teie ees, Helmina siis Sandra Uusberg ja Julius Naaguna Priit Veigemast. No Priit, kes see tegelane on, keda sa mängid? Ta on siis kojamees, kes ühtlasi näitab ka elavaid pilte, ehk siis nagu kinoonu vanasti öeldi. Meil seal Rapla kandis Alus, kus ma elasin, seal käis ka kinoonu, kes oli kõigile teada kinoonu ja... Modraga või? Ei, ta käis ühe mingisuguse kummalise väikse autoga, tuli oma filmirullidega jälle ja pani aga filmi peale ja King Kong ja mis seal olid. Sa tegelikult oled üks näitlejaid, kes Juliust kehastab, sest Juliust kehastab kokku siis isegi 5 näitlejat selles filmis, kui me lapsed ka juurde arvestame. Kui juurde võtab, siis on 6. Isegi 6, jah. No imik on ka seal. Kuidas on 6 peale võimalik üht rolli teha? Et kas see nagu igaüks teeb nagu oma asja või ikkagi on mingisugune asi, mida te ajate nagu 6 ka läbi? Kolmekesi ikkagi. No laias laastus jah, 3, ehk et Priit Strandberg... Ei, 4. Ja Priit Strandberg, siis Priit Võigemast, seejärel oli Tõnu Oja ja siis on ka Arne Ükskola, eks ju? No, eks keeruline on jah, aga me ikkagi üritasime mingisuguseid asju kokku leppida või noh, saime ikka kokku, rääkisime natukene, et mida see tegelane endast kujutab, noh, milline ta võiks olla, ega no jah, selles mõttes sellist nagu teatris, eks ole, pikka mitmekuulist prooviperioodi ja mängustiilide sünkroniseerimist ei toimunud, aga ütleme nii, et mina mängides ikkagi üritasin nagu ette kujutada, et huvitav, et mismoodi Tõnu Oja seda mängis. Ja see natukene nagu šnitti võtta seal. Tõnu jälle omakorda kohal nuputas, et kuidas Arne teeks, kuidas vanameister teeks. Aga miks sa, Hardi, võtsid 4 näitlejat? Tänapäeva krimmikunst, filmikunst on selline, et Priidu võiks vabalt teha nii 18-aastaseks kui võib-olla ka siis lõpuks on tõesti 80-aastaseks või siis mitte? See on üks moment, et teine Priit nii-öelda on väga andekas ja ta teeb hästi kihvtilt selles filmis pisikese rolli seal ees. Aga takkajärgi tarkus on see, et tegelikult jah, see hirm oli täiesti asjad, mul oleks saanud Võigemasti oleks saanud ajada küll vurfi, et oleks ta olnud 16-aastane, kui ta alustab seal. Oleks küll, see oleks võimalik. Et see oli üks selline ülepunnitus, aga jälle Strandbergil oli ka tore. Ja tegelikult kõik tegelased, eks ole, mitte ainult me ei näe Priidu tegelase puhul mitmeid näitlejaid, vaid siin kõik peategelased tegelikult on oma 3-4 näitlejaga läbi aastata. Ja ka kõrvaltegelased. Jah, ka kõrvaltegelased, just. Ja kus juures, eks ole, üks neist on Kurja saatuse tahtel nii-öelda dubleeritud. Täiesti pöörane, eks ole, aga inimene vaataja ei saa sellest aru, sest et ta ei tea, mis tõttu, sest et väga paljud näitlejad ongi 2 ja 3 või karakterid on 2 ja 3 näitlejaga dubleeritud, eks ole, et tegelikult sa ei saa aru sellest, et see tundub olema nagu tahtlikult tekitatud, aga et ei ole. Priit, mis sulle selle filmi tegemise võtteperioodist kõige enam meelde on jäänud? Ma ei olnud varem sükest asja kogenud, et ongi üles ehitatud üks terve korter põhimõtteliselt. Korter, jah. Ühte nii-öelda angaari või stuudiosse ja kogu tegevus toimubki seal. Lattu. Kaubalattu. Olgem täpsed. Et ma ausalt öeldes vaatan nüüd edaspidi filme natuke teise pilguga, ma ei olnud seda nagu varem kogenud. See on siis ilmselt on kuskil üles ehitatud. Paviljoni võtet ei tehta meil väga sagedasti, jah. Me mõtlesime, et me hoiame filmi sellega. Sest selle filmi üks põhimõte ongi see, et tegevus toimub ühes korteris, ühes majas läbi selle 90 aasta. Ja tapeet ja põrandakatted vahelduvad. Ja inimesed, kes seal siis sees elavad. Aga üks asi veel muidugi, mis on väga põnev selle filmi puhul, see, et on kasutatud erinevate ajastute puhul erinevat nii-öelda pildikeelt ja ka mängulaadi, et eks
näitlejate mängulaad ka aja jooksul ju muutub, kui me võtame mingisuguse vanema filmi, siis seal ikka näitlejad mängisid natuke teistmoodi kui ütleme Sügispallis. Aga sa ise teed ka sellest tegelikult sellest päris see kõik algab tuumfilmi ajast peale, eks ole? No võtame see, mis on vallatud kurvid siis, vaiket me tunneme läbi ja läbi. Et natukene teine selline... Aga see on tore teha, läheb rutiinist välja. Nii et reis tõesti läbi filmiajaloo ja ühtlasi ka läbi Eesti ajaloo. Me enne uurisime, enne kui me võttesse läksime ja kurjalt umbes võttepäeval tuli meie kinodesse Le Artiste. Eks ole, see ka nagu kirvelöök selga. No see ongi nüüd, me näeme siis seda tuumfilmi perioodi. Aga huvitav oli see, et targad inimesed uurisid nagu seda maailmafilmi varamut ja tegelikult nii massiivselt läbi filmistilistikate ühes filmis ei ole mindud. Ometi sa tegelikult, Hardi, oled ka ise öelnud, kui sa seda võtteperioodi oled iseloomustanud, et kokkuvõttes oli see väga valuline protsess ja lõpptulemus ikkagi erineb sellest ideaalvariandist, mis alguses oli planeeritud. Kas ma nii hullusti siis? Oled öelnud, jah, ma Mina ise ütlesin niimoodi. Mustvalgel on kirjas. Mustvalgel on kirjas. Ütleme nii, et on natukene kontekstist välja kistud vist. Et ta kohati oli, jah. Kohati oli muidugi. Ja see oli kõik ju teada ette ka, et mis hakkab olema. Ja see on täpselt nagu ikka, iga kepp on kahe otsaga. Tegelikult teisest otsast oli seda rõõmu ikka palju rohkem ja omamoodi oli mõnus, et sa ei pea, eriti seal paviljonis näed, et sa ei pea kuskile välja jooksma ja kõik on nagu silme all ja käe-jala juures. Iseasi et teatud mööndustega ja et sa ei saa oma ideaali, eriti kujundus. See press oli nii suur ja see ka, et sa ei saa tagasi midagi võtta, sest et tapeedid vahetuvad, põrandad vahetuvad, seinad, laed, kõik. Sa ei saa sinna ajastusse enam tagasi. Et see oli selline meeletu vastutus ja närvipinge muidugi. Aga siis vaatad üle, kuidas näitlejad teevad ja tuleb rõem südamesse. Et igal juhul sa soovitad inimestel kõikidele minna vaatama seda, see on selline patriootlik film, see lõpeb, eks ole, ka kohustuslik vaadata enne vabariigi aastapäeval ära. Elavad pildid oli siis see film, millest jutt käis ja palju õnne siis esilinastus. Ma ei tea, kui ärevil te enne seda olete, et mida inimesed ütlevad ja kuidas sellest huvitav kirjutatakse? No ikka on põnev ja muidugi on ärevus on nii hinges, aga praegu on ikka kõige tähtsam, et saaks ta korraliku koopia ilusti valmis. Ma kujutan ette, mida sa tunned. Teatris on natuke teine asi, oled 5 korda mänginud juba, siis tundub, et see koht ei tööta, et siis kutsume näitlejad kokku, teeme natukene ümber, aga siin on konserv on purgis ja pole midagi teha. Praegu on isegi vaata, et kõik on massinate käes, eks ole. Aitäh tulemast igal juhul, palju edu ja palju õnne veel kord. Aitäh tulemast. Sa tuled ise ka juba vaatama. Kindlasti.